No praegu on parim aeg turul käimiseks kodumaine kartul, porgand, brokkoli ja muidugi Eesti maasikad. Tartu turul ja Eesti maasikate hind täna 12 € juurde. Võrdluseks näiteks Poola maasikate kilo ees küsiti 6 kuni 10 euroni. See hind on Eesti maasikal isegi väike, selles mõttes, et me müüsime paar päeva tagasi, oli 15 € kilo ja läks ka väga hästi, nii et esimene mari on kõik see parem ja magusam. Kuidas maasika hind tundub? Normaalne, esimese korra kohta tuleb ikka ära proovida. Teie jaoks esimesed selle suve maasikad? Ja, on ja soovin. Hind ei loe praegu, sellepärast, et esimest korda tuleb ikka kõik asjad ära proovida. Mina ei ütleks, et ta väga kallis on. Natuke ikka võiks osta ja eriti kui on väiksed lapsed, siis võiks ikka natuke osta. Maasikasaak tuleks väga hea, kui seda vihma nii palju ei oleks. Vihm rikub marjad ära, et see sorteerimine on päris suur siin, et kõik väga ilusad lähevad müüki ainult. Kuid enne söömist tuleb maasikad korralikult ära pesta, sellepärast et viimane teadusuuring näitab, et Eesti turgudel müüdavatel maasikatel esineb Euroopas kõige sagedamini paelussimune. Analüüs näitas, et 16,7% Eesti maasikaproovidest sisaldas alveokoki mune. Tegemist on inimesele eluohtliku paelussiga. Paelussidest kõige pisem paelus, ta on kõigest mõne millimeetri pikkune, aga samas on ta inimesele kõige ohtlikum. Mida ta siis teha võib? Ja probleem on selles, et kui ta inimene nakatub paelussiga, siis liigub see paeluss, vastestaadiumis liigub maksa ja tsüsteerub seal. Läheb tüüpiliselt 5 kuni 15 aastat, enne kui hakkavad mingid valud ja inimene pöördub arsti juurde. Nii et, ja siis võib olla juba üsna hilja. Parasiiti levitavad loomad, sealhulgas ka koerad ja kassid, sest paelussimunad satuvad nakatunud koerlaste või kastlaste väljaheidetega mulda või vette. Ja kui nüüd maasikas või mõni muu vili puutub kokku saastunud mullaga, võib selle külge jääda ka parasiidimune, mis jõuavad meie organismi, kui neid vilju pesemata kujul sööme. Selle uuringu põhjal oli maasikatel, oli jah, neid Euroopast oli Eestis, leiti neid kõige enam, iga 6. maasikaproovil. Läti oli kohe järgnes ja Holland, nii et neid leidub tegelikult igal pool, kus seda parasiiti on. Kuigi kõne all olevas uuringus uuriti Eestist ainult maasikaid, siis tegelikult võib paelussimune olla mis tahes aiasaadustel, mis kasvavad avamaal, sest ohtliku nakatajad leidub kõikjal, kus loomad liiguvad, nii põllul, koduaias kui ka metsas. Loomulikult on vaja neid uuringuid jätkata ja uurida siis kõiki peamisi toiduaineid, eriti aedvillasaadusi, mis siis võivad kokku puutuda pinnasega ja olla nakatunud selle parasiidiga, et teada saada nii vähemalt mingitki aimu omada, kuivõrd nad on saastatud. Et eluohtlikku nakkust vältida, tuleb kõik aiasaadused enne söömist korralikult ära pesta. Ja külma veega, voolava vee all, ja seda peaks siis tegema ikkagi lõpptarbija ehk sööja ise. Et siin nagu maasikakasvatajatele me mingit kohustust panna ei saa, sest et kui maasikakasvatajad hakkavad maasikaid pesema, siis need maasikad lihtsalt ei säili ja neil ei ole võimalik neid müüa. Ja ikkagi kõige kindlam on, kui tarbija ise peseb nad ära ja veendub, et nad on kenasti puhtad. Samuti soovitatakse võimalusel ehitada aiamaa ümber aed, et loomad ei pääseks viljadeni. Nakkusohtu aitab vähendada ka see, kui aiasaadusi kasvatatakse kilega kaetud peenral. Kuid hoolas tasuks olla ka koerte ja kassidega suhtlemisel, sest parasiitide munad võivad jääda neile karvadele ja kanduda sealt inimesele.